Hei hei! Täna teen sulle kaardi ladumise kõrgema mina sõnumid 3 rühmas ja vaatame siis, et mis on need sõnumid siin ja praegu. Siin ja praegu see tähendab seda, et see on ajatu lugemine, et ükskõik millal see kaardivideo sinuni jõuab, siis sellel hetkel sa võid oma grupi valida ja sa võid siit endale mingisuguse sõnumi või mõtte leida. Mina olen Kaidili ja annan sulle teada siis sellist asja ka, et see ladumine, kuna see on üleüldine, siis see ei pruugi kõigile sobida ja see tähendab seda, et kui see sulle ei sobi, siis lihtsalt keri edasi ja leia endale mingi teine ladumine. Ja kui sa tunned, et see ei ole piisav, siis siit video alt sa leiad ka lingi, kuidas minult isiklikku lugemist tellida, siis ma keskendun ainult sinule ja pühendan selle aja ainult sinule ja siis räägime täpsemalt, et mis tüüpi lugemist sul vaja on. Kui sa oled oma elus mingite teemadega kinni jooksnud, siis samuti siit alt sa leiad lingi, kuidas minu juurde konsultatsiooni või teraapiasse pääseda või samamoodi, et ka lisaküsimusi esitada, et kui mingi teema sind huvitab. Aga läheme siis ladumise juurde, et vali grupp. Et siin on välja pandud siis praegu niimoodi, et esimene grupp on siis selline ametüst puu. Teine grupp on selline väikene merikarp. Ja 3. grupp on püramiid. Nii. Ja võta hetk aega, et oma valik teha. Sa võid teha siis seda numbritele keskendudes 1, 2, 3 või keskendudki puu, merikarp, püramiid. Et milline sümbol sind tõmbab. Ja kui sa vajad valiku tegemiseks rohkem aega, siis võid panna video pausile ja teha see valik ikkagi ära. Meie aga läheme siis esimese grupi juurde ja vaatame siis, mida kõrgem mina. Kõrgem mina on siis meie ülimina või üliteadvus, kes soovib meile siis anda praegusesse ajahetke mingisuguseid sõnumeid. Ja siis esimesena kaardina tuleb siis välja selline kaart, mis sisuliselt annab sulle teada, et abi on sinu poole teel, mis iganes küsimuses või teemal sa praegu seda abi vajad. Ja siin on ka see, et abi võib tulla ka kõrgematelt jõududelt. Et üks asi on siis see füüsiline abi meie igapäevaelus ja teine asi on siis see, et tegelikult ka see ürgilm või universum toetab sind selles ettevõtmises, mis sul praegu on. Ja see tähendab seda, et hoia siis ise ka ühendust nende inimestega ja hoia ühendust ka kõrgemate jõududega. Siis teine kaart tuli sul välja siis selline, et kui sa ikkagi ei saa, et kui sa vaatad see pilti lähemalt, et siis siin istub üks merineitsi kivi otsas ja peab delfiiniga nõu. Et delfiinid on ka siis väga kõrge vibratsiooniga, tervendava energiaga ja see kaart ütleb siis niimoodi, et kui sa nüüd ikkagi ei saa või sul on selline teema, kus sa ei ole endas kindel või sa ei ole piisavalt ekspert selles valdkonnas, eriti kui tegu on isiklike küsimustega, siis pöördu ekspertide poole, küsi ekspertiisi, küsi ekspertide abi, et ära karda abi küsida. Ja siis on veel üks kaart, kui sa vaatad, et siin üks vaalakene ujub ja delfiin ja merineits ja kes siin kõik on, et põhimõtteliselt sa oled aidatud ja toetatud. Et kas sa vajad seda abi oma lähiringkonnast, vajad sa seda ekspertidelt või vajad sa seda kõrgematelt jõududelt, et kogu abi on sulle kätte saadav. Aga abistamise eeltingimus on see, et küsi ja siis sulle antakse. Mitte keegi ei tule sind abistama siis, kui sa oled vaikselt ja loodad, et märgake ise või saage ise aru. Et nii need asjad ei käi. Aitäh, teine rühm. Nii, 3. grupp.
või vabandust, teine grupp oli siis merikarbikene. Ja vaatame, mis siis sinule kaardid tahavad öelda. Ja kaardid ütlevad, et ole vaba ja võta vabalt. Et kui sa vaatad siin ka, üks delfiinikene hüppab ja hullab siin lainetes, et võta vabalt, see tähendab seda, et mis iganes sa oma elus praegu teed või mida iganes sa katsetad, et leia erinevaid võimalusi õppimiseks, leia erinevaid võimalusi kogemuste saamiseks, taipamiseks, leia erinevaid teid või viise, kuidas seda asja või küsimust lahendada. Siis teine kaart tuli välja, ütleb, et jää optimistlikuks või säilita oma optimism või ole optimistlik. Ja et tihtipeale see tähendab seda, et kui sa oled midagi tahtnud ja soovinud ja sa oled tundnud, et see on sinu hingetee, see on sinu hingekutse, sinu vaimukutse, siis sa ei pea mõtlema, mis ja kuidas. Su elu tõmbab sind ise sinna poole, aga selleks sa tõesti pead ära tundma ja aru saama, mis on see sinu tee. Aga nagu kaart ütleb, et jää optimistlikuks või säilita optimism, ole optimistlik. See tähendab seda, et kui sa tegeled iseendaga, siis tegelikult on sul võimalik selleni jõuda, et sa tunned ära selle, mis on see sinu tee või sinu kutse nii-öelda. Et sa saad aru, mis see on. Ja kolmas kaart ütleb, et on mänguaeg. See tähendab see, et ära võta elu, kui sa vaatad, nüüd siin on ka merineitsid ja delfiinid siin hullavad ja päike paistab läbi vee. Et vesi on muidugi tunnete sümbol, eks ju, aga need kaardid on suuremalt jaolt kõik veega seotud. Aga sa võiks mõelda siis selle peale, et võta elu mänguliselt ja kergelt, ole loov, et ära mõtle kogu aeg, et vaat nii peab või nii on alati olnud või nii on kasulik. Nagu eelmine kaart ütles, et leia uusi teid selleks, et liikuda edasi. Ja võib-olla siin on paslik meelde tuletada seda, et surmtõsidus on ikkagi see kõige suurem haigus, et me võtame elu mõnikord liiga tõsiselt, et kõik asjad on need, mida peab, tuleb ja on vaja ja see elamise mõnu ja elamise rõõm kaob ära, aga see säilita positiivsus ja käes on mänguaeg, et need ütlevad sulle täpselt praegu, et elamisest tuleb mõnu tunda ja rõõmu tunda, et tegele palun sellega. Nii, aitäh sulle teine grupp ja kolmas grupp, kes siis valis püramiidi. Et kohe tõmban teie kaardid välja. Ja esimene kaart, sa vaatad, siin on ka, eks ole, delfiinid on meres ja roheline valgus, et positiivset energiataset tuleb hoida. Ehk siis tee tegevusi, mis tekitavad sul positiivset meeleseisundit, mis hoiavad sind energeetiliselt, ütleme siis, mõnusamas vaibis või vibratsioonis, et sa tunned sellist elusust enda sees, sellist mõnusat magneetilisust ja sellist pehmust ja elusust, aga see pehmus ja elusus tuleb tegelikult ja see magnetism tuleb ikkagi sellest, et sa julged olla oma loomult pehme ja paindlik. Ja siin, et kuidas seda nagu teha, et siin on võib-olla kasulik mõelda ka selle peale, et no jumal, ma ei saa nüüd välja seda öelda. Ühesõnaga, et seda pehmust aitab sul tekitada see, et sa oled siin ja praegu ja võtad asju nii, nagu nad on, isegi kui nad ei ole kerged. Ühesõnaga, et sa lõpetad vastu võitlemise ja selle vastupanu energias olemise, sest vastupanu energia ei loo kunagi positiivset vaibi. Ja positiivne energia ei tähenda seda, et ja kõik on korras, see ei ole see, vaid positiivne energia on see, et ma leian seda elamise mõnu ja elamise rõõmu ikkagi iga päev natukene. Siis järgmine kaart ütleb sulle, et unista suurelt ja unista või mõtle
kui sa oled unenägija, selgete unenägude nägija, siis see võib tähendada ka seda, et sa võid unenägudes käia seda teed, kuhu sul on vaja päriselus jõuda. Aga siis sa pead olema nii palju meister, et sealt see informatsioon kaasa tuua. Unenäod on otseselt seotud meie alateadvusega. Kui unenägudes ei ole asjad nii selged või sa ei ole meister unenägija, siis on võimalik oma üliteadvusega ühendust hoida ja luua oma mentaalses maailmas need pildid või nägemused. Ja su sisetunne ütleb sulle ära tegelikult, et mis on see õige või kuhu poole sind nagu kutsub. Aga suurelt tähendab seda, et väikesed asjad on igapäevaelu pisiasjad, on ju. Et suured asjad on siis need, et millel on nagu väärtust või kaalu või tähendust. Et kas sa oled nagu mõelnud, mis on üldse praegu sinu elus tähtis ja mõtle seda suurelt ja mõtle seda eredalt ja seo ennast selle mõttega nagu emotsionaalselt. Ja 3. kaart tuleb välja ja ütleb sulle, et alkeemiat on käes aeg teha alkeemiat või olla alkeemiline. Ja mida siis see tähendab, et mõnes mõttes on natukene selle positiivse energia vaibiga seotud. Ehk siis alkeemia tähendab seda, et kui sa oled naine, siis sa oled oma naiseliku ja meheliku energia enda sees hoidnud või hoiad seda harmooniat seal nende vahel. Ja kui sa oled mees, siis samamoodi seda sisemise meheliku ja sisemise naiseliku vahel peab olema harmoonia. Ehk siis see osa, mida üks toodab üle, peab teine neutraliseerima või maandama, ütleme niimoodi. Et me ei saa öelda seda, et ole mehelik või ole naiselik, et inimestena, natuuridena me oleme erinevad, aga meie enda sisemaastikul see meie energia peab olema harmoonias, eks ju. Ja naistele ma suudan seda nõu anda küll siin praegu, et kui sul on seda alkeemiat nagu vaja harjutada oma elus, et siis siin on ikkagi see pehmus ja paindlikkus ja selline, et see magneetilisus tähendab seda, et sa oled kutsuv ja see kutsuvus tähendab seda, et sul ei ole seda vastupanu energiat. Sisuliselt tähendab see seda. Vastupanu energia on see, mis ära hakkab tõukama. Ja kui sa oled, seda sa saad teha läbi sellise avatuse ja läbi sellise, kuidas ma ütlen, julguse olla mina ise, aga mitte see, et ma löön jalaga uksi maha ja nii mina olen siin ja vaadake mind, vaid tegelikult läbi selle paindlikkuse ja pehmuse mina ise, et kes ma nagu tegelikult olen oma hinges, oma loomuses, oma olemuses on ja meestel nagu sama. Ja meeste puhul on nagu see, et võib-olla siis julgeda ka seda haavatavust nagu tunda ja tunnistada, mitte selle eest nagu põgeneda, on ju. Nii, aga tuletan siis veel korra meelde, et veebruari lõpuni käib mul siin kanali peal siis ka loosimäng kõikide nende vahel, kes siis seda kaardivideot vaatavad, kes siia selle video alla kommenteerivad, et mis sa siit videost endaga kaasa võtsid, mis oli see mõte, mis sinu sees kõlama jäi ja jaga seda videot oma suhtlusvõrgustikes. Siis kõikide nende vahel ma loosin välja ühe isikliku individuaalse kaardiladumise. Et aitäh sulle ja ilusat päeva!